hommikust, head linnapead, vallavanemad, volikogude liikmed, head kohaliku elu korraldamise entusiastid. Ma usun, et te kõik omal moel seda olete ja kindlasti olen seda ka mina. Kohalik, oma ja valitsus. Need kolm sõna on kõik ühtemoodi olulised. Ja need kolm sõna annavad minu meelest väga hästi edasi seda olemust, mida meie linnad ja vallad kehtestavad. Küll aga oleme me täna napilt pool aastat enne oktoobris toimuvaid valimisi olukorras, kus kõiki neid kolme sõna tuleb meil üheskoos ja uuesti mõtestada. Ühelt poolt tegeleb sellega Riigikogu, riigihalduse minister ja kogu valitsus. Sealt tulevad raamid. Aga minu meelest on veel olulisem see, kuidas nende raamide sees mõtestatakse need kolm sõna uuesti igal pool eraldi koha peal. See, kuidas seda teete teie. Ma pean kohe alguses ka ära ütlema, et ma olen kohaliku halduse reformi suur toetaja. Jah, tänases plaanis on kohti, mis võib-olla ei lange otseselt kokku minu eelistustega ja ilmselt on meil kõigil mõne asja osas eriarvamus. Kuid eeskätt näen ma harukordset võimalust selle plaani kiiluvees või veelgi enam selle plaani tuumana kujundada Eesti kohalik haldus ja avalikud teenused selliseks, nagu on meile 21. sajandil jõukohane ja vajalik. Nii nagu e-Eesti eduloo keskmes ei ole mitte tehnoloogia ja tehnika, programmid ja serverid, vaid ühiskondlik muutus, mida väikese ja uudishimuliku rahvana suutsime esile kutsuda, samamoodi ei saa ka haldusreformi keskmes olla kvantitatiivsed muutused kaardil või tabelis. Nii nagu e-Eestile alust pannes asetati kõige keskel ikka inimene, saab ka haldusreform olla edukas vaid siis, kui selle keskele asetatakse meie kogukonnad. Haldusreformi eesmärk peab olema tugev ja elujõuline kohalik omavalitsus, kuid seda on võimalik saavutada üksnes riigi ja kohalike elanike kogukondade koostöös. Üks vald ei ole tõenäoliselt üks kogukond, nii nagu linn ei ole üks asu. Neid on alati palju. Tänapäevase ühiskonna tunnuseks on võrgustumine, kus igaüks meist ongi osa mitmetest kogukondadest. On külakogukond, on linnaosa seltsing ja paljudel eestlastel on hoopis mõnes teises omavalitsuses suvekodu. Saaremaal kutsutakse selliseid elanikke suvikuteks, mind ka. Arvestatav hulk meie kaasmaalasi on tööl või elamas mõnes teises riigis. Kuidas hoida nendegi jaoks kutsumajakas kodukamaral alles? Põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse esindusdemokraatia mudeli kõrvale tuleb lisada arusaam, et kohalik võim saab tegutseda tulemuslikult vaid avatult, partnerluses kogukondadega, kõigi tublide inimestega, kes on kohaliku elu edenemisest huvitatud. Eesootavatel kohalikel valimistel on võimalus anda mandaat just sellistele kandidaatidele, kes on valmis koostööks, valmis avatud valitsemiseks ja valmis laskma inimestel teha sellist kodukanti, nagu nemad tahavad. Paljudes meist olulisemalt jõukamates riikides on kohalikud ja ka riiklikud mured lahendatud sellise ühtlase avaliku teenuste teki lahtirullimisega. Aga sellel lähenemisel on kaks väga suurt muret. Esiteks ei ole selleks tegelikult raha jätkunud ka nendel riikidel, mille SKP per capita on meie omast väga oluliselt suurem. Ja kui seda fakti on suudetud võlakoorma kasvamise arvelt ka ignoreerida, siis tulemuseks on ikkagi teenused, mis on liiga ühetaolised, mis tihti ei pruugi olla seal ja neile, kes seda parasjagu vajavad. Kõik saavad palju, aga keegi ei saa täpselt seda, mida tal on vaja. Lahenduseks võikski olla avalike teenuste osutamine kogukonnateenustena, kus teenuse vajaduse märkamine ja abi on ühendatud lähimuse põhimõttel. Lähimus on eesti keeles sõna, mis võiks asendada inglisekeelset subsidiaarsust, mis on meil rohkem tuntud Euroopa lepingust, aga tegelikult lähimuse põhimõte peaks kehtima igal pool ja alati. Kõiki otsuseid tuleb teha seal, kus neid saab teha võimalikult lähedal. Kui saavad kokku märkamine, soov aidata ning riigi omavalitsuste soov ja võimekus seda toetada, siis ongi tulemuseks 21. sajandi kohaliku valitsemise mudel. Ja uskuge mind, neid inimesi ja neid kogukondi, kes märkavad ja soovivad aidata, on päris palju. Ma olen käinud päris paljudes Eesti piirkondades juba
igal pool on leidunud. Nad vajavad tuge, nad vajavad abi, nad vajavad märkamist. Palun märgake omakorda neid. Ma möönan, et valimiste järgse kohaliku halduse korraldamise plaanides on täna palju kohti, mis on segased ja palju küsimusi, millele vastuseid ei ole. Ja teadmatus põhjustab inimestel paratamatult segadust ja ka hirme. Siinkohal ongi väga oluline, et me kõik jääksime konstruktiivseks. Õhkamine, et varem oli kõigil võimalik volikogu liikmel nööbist kinni võtta, aga nüüd hästi ei ulata, see ei vii meid enam edasi. Esiteks ei olnud see ega varem sugugi igal pool nii ja teiseks võis enamasti selle palju igatsetud nööbist kinnivõtmise tulemuseks olla küll mõistmine ja õlalepatsutus, kuid mure lahendamiseks jäid nööbikandja võimalused ahtaks. Need võimalused läksid nüüd kindlasti paremaks. Niisamuti on mul väga raske tõsiselt võtta juttu, et kui omavalitsuse territooriumil elab senise 2000 inimese asemel 6000, siis muutub nüüd osa omavalitsusest automaatselt ääremaaks ja uus volikogu hoolib vaid mingist osast oma inimestest ja territooriumist. Meil on ka enne olnud täitsa palju omavalitsusi, kus on 5, 10 või 15 000 elanikku, isegi rohkem. Ja needki inimesed istuvad täna siin teie keskel. Kas nemad suhtuvad kuidagi alavääristavalt või põlglikult mingisse osasse sellest omavalitsusest, mida juhtima nad on valitud? Küsige neil. Mina ei usu. Miks peaks see juhtuma väiksemates kogukondades, uutes valdades? Ma ei usu. Küll aga ma loodan, et järgnevate kuude jooksul need puuduolevad vastused, mis meil täna puuduvad, te siiski saate ja lahendused leitakse. Ma olen kindel, et üht-teist saab selgemaks juba siinsamal 2 järgmisel päeval. Üks selline küsimus, kus on ka väga lihtne langeda populismi lõksu, on küsimus ülesannete jaotusest, et mida teeb siis keskvõim ja mida tehakse koha peal. Ja ma näen, et inimesed muigavad ja vahetavad pilke, seda küsimust on küsitud väga erinevas sõnastuses ikka ja jälle kõigil linnade ja valdade päevadel, mis seni on toimunud 12 korda, nüüd siis 13. korda. Kuid praeguse reformi kestel on sellel küsimusel natuke praktilisem ja vähem teoreetiline kaal. Ma olen lähimuspõhimõtte suur austaja, nagu ütlesin. Ma olen veendunud, et meie kohalikud omavalitsused võiksid saada rohkem otsustada kohaliku eluga seotud küsimusi. Lubage, ma sõnastan teistpidi. Kohalikud küsimused tulebki koha peal lahendada. Kuid siin ei tohiks eesmärgiks olla sugugi iga hinna eest rohkem ülesandeid keskvõimu tasandilt kohalikele omavalitsustele delegeerida. Hea haridus, tervishoid, inimväärikust mitte riivavad elutingimused, need on standard, need on ühtemoodi üle terve riigi. Meie laste tuleviku väljavaated ei tohi sõltuda sellest, millises linnas või vallas nad sünnivad. Meie ravivõimalused ei tohi sõltuda sellest, milline on meie sissetulekute tase või kus me elame. Aga samal ajal meie kohalikud teenused ei tohi jällegi sõltuda sellest, mida inimesed Tallinnast tingimata arvavad, mida me kohtadel vaja on. Usun, et selle väga lihtsa põhimõtte järgi ongi võimalik eristada, mis kuulub riigi töösse ja mis kuulub kohaliku omavalitsuse töösse. Kui on tegemist asjadega, mis ongi riigi eri nurkades hästi erinevad, see ei ole eriti palju riigi otsustada, kuidas neid korraldada. Ja kui on tegemist sellega, mis peaks olema ühtne, siis see on. Arutage 2 päeva, ma usun, et saate aru, te saate selgeks, kus on paras ja mis on paras. Eesti vajab tugevaid kohalikke omavalitsusi, aga ta vajab ka tugevat omavalitsuste koostööd, mis suudaks keskvõimule vastukaalu pakkuda ja niimoodi Eesti mõistlikus tasakaalus hoida. Ma soovitan väga arutada neil päevil ka siin selle üle, kas 2 üleriigilist omavalitsusliitu mitte hoopiski ei nõrgesta teie häält ja kaalu. Eriti nüüd, kus mitmed linnaomavalitsused on saanud valdadeks ning mitmel linnal on sügisest oma heina- ja karjamaad. Me kõik oleme osa kohalikust omavalitsusest ja Eesti riigist. Igaüks meist saab ehitada Eestit, seda maailma parimat, mis paljuski on maailma parim, isegi kui me ise seda vahel tunnistada ei taha. Eesti riik ei asu ainult Tallinnas ja Toompeal, aga igas linnas ja vallas, ka külas ning isegi üksikus metsatalus, kus pidupäeval lehvib sinimustvalge. Ma soovin teile sisukaid arutelusid ja loodan, et homme õhtuks oleme kõik sammukese lähemal sellisele Eestile, millest vormub meie uus edulugu. Meie 21. sajandi kogukondade ühiskond, enesekindlate inimeste Eesti
kus me kõik jätkame seda traditsiooni, mida oleme senikaua kandnud. Meie ei delegeeri vastutust iseenda, oma perekonna, oma kogukonna, oma küla, oma valla eest kuhugile kaugele, abstraktsele riigile. Me kanname seda vastutust. Siis ei satu me ka segadusse, kui ümbritsevas maailmas toimuvad muutused, mis vajavad reageerimist riigi tasandil, omavalitsuse tasandil ja ka iga inimese, iga pere tasandil. Me saame hakkama, me võime olla selle üle uhked, milline ühiskond me täna oleme. Jõudu tööle!